Tere! Räägime täna pinnaveest. Kas teadsite, et Eesti jõgedel ja järvedel tehakse regulaarselt justkui tervisekontrolli? Seda nimetatakse pinnavee seireks ja sellel põhineb seisundite vahehinnang. Ja nüüd ongi Keskkonnaagentuuril valminud värske ülevaade aasta 2024. kohta. See näitab, millises seisus on meie vesi, heas või halvas. Ja see on aluseks, et teha tarku otsuseid, mis hoiaksid puhtana veed nii inimestele kui loodusele, sest looduses on vesi meie vereringe. Eestis on kokku 744 pinnavee kogumit. Umbes pool neist on heas seisundis. See tähendab, et vesi on piisavalt puhas, elustik on mitmekesine ja ökosüsteem saab looduslikult toimida. Aga samas ei saa seda kõikide kogumite kohta öelda. On ka kohti, kus seisund vajab parandamist. Head uudised on need, et mõnes piirkonnas on vesi puhtamaks muutunud. Looduskaitselised meetmed, nagu paisude likvideerimine või siis reovee puhastite töö on hakanud oma vilja kandma. Muret teevad aga ohtlikud ained ja pestitsiidid, mis jõuavad vette põllumajandusest ja reoveest. Samuti on probleemiks jätkuvalt paisud, mis takistavad kalade liikumist ja ka maaparandusest tingitud veekogumite sirgendamised, mis muudavad veekogude loomulikku rütmi. Ja muidugi mõjutavad vete tervist ka kliimamuutused. Pikemad põuaperioodid ja soojemad temperatuurid muudavad veest sõltuvad ökosüsteemid haavatumaks. Kokkuvõttes vahehinnang ei ole ainult tabelistatistika, vaid see on signaal, kui hästi me enda vett hoiame. Kui tahame, et ka järgmised põlvkonnad saaksid ujuda puhtas järves ja püüda kala heas seisus jääst, siis tuleb meil kõigil anda enda panus. Eesti vesi on väärtus, mida tuleb hoida. Pinnavee seisundis saad lähemalt uurida Keskkonnaportaalist ja Keskkonnaagentuuri blogist.